Nii, kui teil, vabandust, ma ennem ei taibanud seda öelda, aga kui teil on mõni küsimus tekib, siis julgelt andke märku ja küsige. Sest siin meie just, eriti teie, head vilistajad, oletegi siin selle jaoks, et saaks noortele nende küsimustele vastata. Aga kui teie seast ühtegi küsimust ei ole, siis ma viiksin seda juttu natukene edasi veel. Et jällegi küsiksin nüüd teie käest, et kes teist on pärit väljaspoolt Tartut? Käsi püsti. Nüüd. Üks, kes on väljaspoolt Tartut pärit? 3 tükki on Tartust. Nii. Et need 2 neiud, kes teadsid enne, mida nad täpselt tahavad õppida, on pärit ainult Tartust, teised igalt poolt mujal. Ja ongi ülikooli linna tulekuga sageli toimuvad meie elus väga kardinaalsed muutused. Me tuleme võõrasse linna, meie elu muutub palju iseseisvamaks ja teie veel ei tea, mis on ülikooli elus teistmoodi kui kooli elus. Aga teie teate, Sule, mis oli ülikooli elus teistmoodi, kui sa ette kujutasid, kui oli sinu kooli elus? Milline oli see muutus? Kõige suurem muutus on see, et sa saad aru, et sa ise vastutad oma tuleviku eest. See on, ma arvan, kõige fundamentaalsem, millest tuleb kohe aru saada, et kui sa ülikooli tuled tudengina, ega sa võid selle tudengipõlve lihtsalt põhimõtteliselt maha juua ja mitte midagi sellest ülikoolist õppida ja lõpetada mitte millegagi. Aga kui sa tahad midagi saavutada, tuled ülikooli selleks, et sellest kõige rohkem kasu oleks, sa pead olema ka distsiplineeritud ja sa pead selleks midagi tegema. Et see on võib-olla kõige suurem arusaamine või kõige olulisem taipamine. Ja teine pool, mis mulle tol hetkel ja ka praegu kindlasti kõige sügav mulje, et ülikoolis on see, et see elutempo või see õppimise tempo, kui võrrelda siin teist tavalist gümnaasiumit või arstiteaduskonda, siis on kordades erinev, see õppimise maht oli niivõrd suur, et meil jäänudki eriti aega sellist nina nuusata midagi, et sellist väga kohanemisaega ei olnud, et sellist vaba aega sisuliselt puudus arsti üliõpilastel. Kaasajaluba on juba, aga tol ajal oli see struktuur selline, et tegelikult ega seal väga palju sellist muuks aega ei jäägi, ainult õppimiseks. Aga niimoodi, kui iga päev see tempo on nii suur, ise vastutad, ma omast käest tean, et mõni hommik lihtsalt ei viitsi, uni on nii magus, et kuidas seda motivatsiooni nagu säilitada. Ma usun, et ka teil on sageli tunnet, et laiskud, lase mind lahti, peremees peksab sind ja mind, et kuidas seda motivatsiooni nagu üleval hoida, et millega teie seda tegite? Äkki Julia, sa oskad sellele küsimusele vastata, sest juura on ka selline üpriski keeruline eriala. Jah, seda küll, eks seda õppimist oli palju ja muidugi see iseseisvus, ka see iseseisva elu alustamine või kellel siis jätkamine, et kui ülikooli tulles, see on kindlasti suur muudatus, et sa pead oma aja eest ise vastutama, seda planeerima. Ja ega siis ei olegi midagi muud, võib-olla esimene semester on niimoodi, et jätad selle õppimise rohkem sinna kuskile sessi aega. Juurasse siiski on natuke rohkem võimalikum vist kui arstiteaduskonnas ja eks siis omad vitsad peksavad. Mina mäletan väga hästi, ma olin ikka kuldmedaliga lõpetanud keskkooli ja niimoodi ja arvasin, et õppimine on ikka väga oluline ja mis siin ülikooliski siis nii väga. Aga siis meil sattus üks niisugune professor, ta on tänapäeval ka muideks õigusteaduskonnas, ma hoiatan ette, üks väga tuntud ja tähtis tegelane ja kõigepealt enamus tütarlapsi kukkus kohe kolinal esimesel korral tema eksamil läbi ja mina ei kukkunud läbi, mina sain ikkagi ära selle eksami, aga mul ei läinud just nii hästi, nagu ma lootsin või arvasin. Ja siis mul oli küll niisugune tunne, et nüüd maailm mõjub kokku, et kuidas ma siis nüüd niimoodi, et kes ma olin harjunud kogu aeg, et õppimine oli ikkagi suhteliselt lihtne ja hea ja kõik läks hästi, et siis nüüd niisugune asi ja mul oli nii piinlik ja pärast juhtus niimoodi, et sellest professorist sai minu doktoritöö juhendaja. Ja kui ma ülikooli lõpetasin, siis see professor ütles, et oma aula kõnes ta meenutas ainult väga väheselt meie kursuselt ja muuhulgas millegipärast just mind, et elus võib kõik niimoodi täiesti muutuda. Et ma arvan, et esimesed kogemused õpetavad, et ega võib-olla alguses ei peagi nii kohe ilmtingimata see motivatsioon tekkima, et see tekib siis, kui juba niimoodi elukäik tuleb ja
kui tekivad sellised situatsioonid, et nüüd küll teisiti enam ei saa. Ja kõige lihtsam oli tegelikult siis, ma käisin ülikooli ajal ka välismaal õppimas ja kui ma tagasi tulin, ja siis mulle tundus küll, et no nii lihtne on, sest kõik oli ju eesti keeles. Esimene asi, eks ole, kõik oli eesti keeles, kõik oli nii arusaadav, et see õppimine muutus hoopis teistmoodi siis, et kui ma olin juba suutnud ennast teises riigis, teises keeles kehtestada ja eksamit teha, et siis see Eestis edasi õppimine oli lust ja lillepidu.